lindistab, okei. Ja, nüüd lindistab. Jah, et Mart Mihelisega siis vabandust lindistamisega oli üks väike tehniline küsimus. Nüüd siis ka arutelu lindistatakse. Ja Mart siis teeb sisulise sissejuhatuse. Palun, Mart. Tere päevast ka minu poolt. Et olen siis Maanteeametist projekteerimistalituse juhataja ja ühtlasi olen ka selle projektijuht. Ja täna me siis räägime riigi põhimaanteest number 4 Tallinn-Pärnu-Ikla. Et vaata üks hetk, kus seda saab? Tahad edasi minna? Jah. Okei. Et Libatse-Nurme lõigu siis meie projekti eesmärgiks on siis põhimaantee number 4 liiklusohutuse taseme tõstmine, et nendest probleemidest ilmselt, mis seal, kui suur see liiklussagedus on ja mis seal probleemid on kohalikud väga hästi teadlikud. Ja lisaks on siis meil eesmärk nähtud ette vastavalt Via Baltica teemaplaneeringule 2+2 lahendusega põhimaantee projekteerimine. Niimoodi. Üks moment. Slaide. Kõige vasakul üle. See, jah. Väikesed tehnilised hiperused, ma saan aru. See oli slaid oli sul, jah. Aga kas nüüd on kõigil ka minu slaidid nähtavad? Jah, küll. Aga pane ta vaatega ka. Sul on ilmselt teisel ekraani, ma kujutan, et sul on jagatud ekraan. Ta on jah selle... Sa jagad praegu desktopi. Väikse tehnilised hiperused ikkagi. Ta viskab selle miski pärast ümber. Duplikeet. Ja nüüd on hästi. Nüüd saame jätkata siit. Okei. Et loodan, te lase häirida, et sellest väikesest kiperusest. Aga siis jah, rääksin, et meil on eesmärk siis teha 2+2 lahendusega põhimaantee. Ja aluseks on siis meil Via Baltica teemaplaneering, et siin on väike väljavõte sellest lahendusest. See punase jämeda joonega, mis te siin näete, on siis kogu see lõik. Ja Via Baltica teemaplaneering siis on kehtestatud Pärnu maavanema 1. oktoobri 2012. aasta korraldusega number 529. Et see on siis meil kogu selle asja aluseks. Libatse-Nurme projekti koostamisest, et me sõlmisime tegelikult lepingu juba 2017. aastal. Ilmselt väga paljud teist ka mäletavad, et meil on toimunud ka paar avalikku arutelu. Varasemalt me rääkisime sellest lõigus küll 2+1 lahendusena, aga tänaseks on selgunud, et liiklus sellel põhimaanteel on märgatavalt tõusnud ja täna me enam 2+1 lahendust ei räägi, aga jah, selline ajalugu on selle lepingu koos olnud, aga nüüd edaspidi me räägime siiski 2+2 lahendusest. Ja lepingu osapoolteks siis veel on Maanteeamet ja töövõtjaks on Skepast ja Puhkim ja keskkonnamõju hindab ka Skepast ja Puhkim. Siis projekti koostamisest, et projekt valmib järgmise aastal, seda eelkõige just seonduvalt keskkonnamõju hindamisest. Et meil on kavas ka nüüd juunikuus alustada ka projekteerimistingimuse menetlusega. Ja koos projekteerimistingimuse menetlusega me küsime kõikide puudutatud isikute ja piirinaabrute arvamust projektlahenduse osas. Ja ühtlasi me tegelikult saadame ka juba esmased krundiatuskava joonised välja, et millised maade võõranduse vajadused on esmaselt ette nähtud, et need loomulikult võivad ka natuke muutuda, aga sellised esmased krundiatuskavad saavad kõik puudutud isikud kätte. Et siis, keda see puudutab, siis teate oodata. Ehk maade protsess põhimõtteliselt saab nüüd kohe ka avastardi põhimõtteliselt. Kui me räägime ehitusest, siis me lähtume siin kahest asjast, et meil on olemas kehtiv teehoiukava,
mis on siis 9. jaanuaril selle aastal nii-öelda siis vastu võetud Vabariigi Valitsuse istungil ja selle teekava järgi on see ehitus kavandatud aastatel 2024 kuni 2027. Aga samal ajal on meil Vabariigi Valitsusel on olnud eesmärk ka minna selle projektiga siis PPP projekti, nii-öelda avaliku ja erasektori koostööprojekti ja selle raames on siis reaalne ehitus mõeldud või kavandatud aastateks 2023 kuni 2025. Et sellel projektile eelneb ka muidugi siis eelosa, et siin nii maade omandamine ja projekti siis valmimine kui ka selle PPP projekti siis ettevalmistamine, aga reaalne ehitus on kavandatud 2023. Ja minu poolt väikseks sissejuhatuseks kõik, et ma annan nüüd siis sõna juba töövõtjale, kes siis tutvustab esmalt siis projektlahendust, et Peeter Skepast, palun. Nii, suur tänu. Minu nimi on Peeter Skepast, otsin kohe oma slaidi esitluse ka. Ja mõned faktid, mida siin Mart juba ka ütles, et käib kiiresti üle, projekti kogupikkus umbes 21 kilomeetrit. Põhimaantee saab siis olema 2+2 ristlõikega, mis huvitab ka kindlasti inimesi, et see kiiruspiirang uuel põhimaanteel saab siis olema kas 110 või 120 kilomeetrit tunnis. Ja see tähendab seda, et juurdepääsud põhimaanteedele saavad siis lahendatud tohutult läbi sõlmede. Samuti on siis mõned ristuvad teed juhitud ristetena üle põhimaantee. Projektiga parendatakse ka siis külgnevaid maanteid, rajatakse vajadusel uusi kogujateid, rajatakse kergliiklusteid ja kergliiklustunneleid. Ja samuti on projektiga ette nähtud ka ökodukti rajamine. Ja mul on selline plaan, et ma juhatan teid läbi selle projekti, et ma avan, nüüd mul on 4 plaanijoonist ja ma avan need plaanijoonised ja vaatame koos teiega selle projekti siis Tallinna poolt alates Pärnu poole minnes üle. Et alustuseks te näete, et siin küll väga väike, ma ka zoomin siin sisse varsti, et siin on palju värve. Korraks näitan teile legendi, et need teed on erinevate värvidega ja need erinevad värvid tähendavad eelkõige erinevat kattelaiust ja mõningal juhul ka erinevat kattetüüpi. Et seetõttu on neid teid siin erinevate värvidega. Põhimaantee on siis arusaadavalt siit kollane. Aga hakkame teiega koos, teeme selle reisi, selle 21 kilomeetrise reisi siis koos ära. Et meie projekt algab siis olemasoleva maantee kilomeeter 99 juures. Ja Pärnu-Jaagupi Tallinna poolses otsas asub Kergu liiklussõlm. Sõlme on siis ühendatud tee ääres paiknevad kinnistud, eelkõige loomulikult Pärnu-Jaagupi ise. Üle viadukti kulgeb kergliiklustee ja sõlme juurde on planeeritud läbivale bussiliiklusele bussipeatused mõlemale poole teed siis loogiliselt. Ja sõlmest pisut eemal Pärnu poole asub siis Kergu kergliiklustee tunnel, mis asub siis olemasoleval Pärnu-Jaagupi Kergu maanteel ja võimaldab siis kergliiklejatel liikuda maantee eri poolte vahel. Pärnu-Jaagupi Pärnu poolses otsas asub Halinga
liiklussõlm. Ja põhimõtteliselt on sama jutt selle Halinga liiklussõlme kohta, sama, mis eelneva Kergu liiklussõlme kohta, et ta ühendab siis eelkõige Pärnu Jaagupit, aga ka ümbruskoldseid krunte. Ja Halinga liiklussõmmest natukene Pärnu poole asub Halinga kergliiklustee tunnel. Ja tunnelini viivad siis kergliiklusteed. Siin on see koht, kus ma nüüd vahetan kaarti. Ja tuleme siit uuesti tuttava koha peale. Siin asub siis Halinga sõlm, Halinga kergliiklustee tunnel, mida me just vaatasime. Ja jätkame reisi Pärnu suunas. Ja järgnev koht, mida soovin näidata, on Kangro riste, mis asub siin. Ja ületades põhimaante siis Kangro ristega kaudu on võimalik mööda koguja teid liikuda nii Tallinna suunas ehk Halinga sõlme kui Pärnu suunas Are liiklussõlme, mida te kohe varsti ka näete. Ja siis sõlmest Pärnu poole jääb metsamassiiv ja siia on planeeritud ökodukt, rajada ökodukt. Vahetame kaarti ja selle kaardi peal on kujutatud Are möödasõitu. Are jääb siis praeguselt siia ülespoole. Ja uus maantee on plaanitud mööduma Arest siis lääne poolt, siin kaardil siis sellel skeemil allpoolt. Ja keskne rajatis Are möödasõidu juures on siis Are sõlm, see asub siin keskel. Sarnaselt eelnevalt tutvustatud sõlmedega, siis ta põhiülesanne on eelkõige siis Are alevik ühendada põhimaanteed, aga ka teised kinnistud, mis siin paiknevad. Ja Are liiklussõlmes on üle põhimaante viidud ka kergliiklustee. Ning Are sõlme on planeeritud ka läbivale bussiliiklusele bussipeatused mõlemale poole teed. Siis Are möödasõidu mõlemas otsas on ka risted. Tallinna poolses otsas on Kalme-Angoja riste ehk viadukt ja möödasõidu Pärnu poolses otsas on Kurena viadukt. Ja viadukte ületades on võimalik jõuda olemasolevale Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele ja liikuda siis soovi korral lähima põhimaante sõlmeni. Nüüd vahetame veel viimast korda kaarti. Et siin on siis Are möödasõidu ots. Ja pärast Are ümbersõitu jätkub siis trass juba olemasoleval Tallinn-Pärnu-Ikla trassil Pärnu poole. Ja põhitest siis lääne pool või siin selle joonisel allpool kulgeb koguja tee, mis viib lõpuks siia Nurme sõlme. Ja sarnane koguja tee on ka siin siis üleval pool. Ta on olemasolev vana Tallinna maantee, mis lõpuks jõuab ka välja
Nurme sõlm. Ja projekti Pärnu poolses otsas asubki seesama nimetatud Nurme sõlm, on sellise kujuga, nagu tal siin ees teil on. Ja Nurme sõlmest natukene Pärnu poole asub Nurme kergliiklustee tunnel, mis samuti siis võimaldab kergliiklejatel mõlemale poole põhiteed liigelda. Ja projekt lõpeb siis vahetult enne Sauga jõge. Ja see on minu poolt on varust kõik, mis ma soovin projekti tutvustuseks öelda. Et suur tänu teile ja annan sõna edasi Aidele, kes tutvustab teile Libatse-Nurme keskkonnamõju hindamise kava. Ja küsimusi saate siis küsida pärast Aide esitluse lõppu. Ja kirjutage ka, et meil moderaator ütleb, et innustab teid kirjutama, et siis on meil ka lihtsam ja täpsem teile vastata. Nii, ma panen sulle peale. Ole lahke. Tere ka minu poolt, mina olen Aide Kaar ja selle keskkonnamõju hindamise juures olen ma juhtekspert. Räägin siis lühidalt keskkonnamõju hindamise programmist. Annan kõigepealt ülevaate, mis see keskkonnamõju hindamine on, kus me omadega oleme ja millised etapid veel ees seisavad. Keskkonnamõju hindamist sätestab siis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Seaduses on väga täpselt paika pandud nõuded nii mõju hindamise programmi kui aruande sisule, pluss siis ka nõuded nende dokumentide avalikustamiseks ja otsustajale nõuded, kuidas seda avalikustamist korraldada, kuidas sellest teavitada. Suures piirdes võib mõju hindamise jagada 2 osaks. See on siis mõju hindamise programmi koostamine ja selle menetlemine ja siis hiljem programmi alusel koostatakse keskkonnamõju hindamise aruanne. Praegu me oleme programmi etapis. Me oleme valmis teinud programmi eelnõu. Sellele on võetud seisukohad pädevatelt ametkondadelt. Nüüd käib meil siis avalikustamise teine osa ehk avalik arutelu ja sellele järgneb mõju hindamise programmi vastavaks tunnistamine otsustaja poolt. Kõik need samad menetlusetapid tehakse hiljem läbi KMH aruande kohta. Ainukene erisus on, et üks menetlusetapp ehk et aruande koostamine on lisaks aruande puhul ja siis annab otsustaja välja vajaliku tegevusloa. Maanteeamet algatas selle mõju hindamise novembris eelmisel aastal ja algatamise otsuses toodud seisukohtadest oleme me programmi koostamisel lähtunud. See mõju hindamine on tavapraktikast veidi erinev sellel põhjusel, et Maanteeamet on seaduse kohaselt nii arendaja kui otsustaja. Ja keskkonnamõju hindamise eesmärk on anda siis otsustajale teavet tegevuse ja selle keskkonnamõjude kohta. Ja siinkohal ma tahaksin rõhutada, et keskkonnamõju hindamisega ei otsustata midagi, et otsustab ikkagi otsustaja ja mõju hindamine annab selleks ühe vajalikest sisenditest. Nagu ma juba ennem rääkisin menetlusetappidest, siis programm on käinud tutvustusel asjakohastes ametkondades. Me saime tagasisidet
13 ametkonnast ja omavalitsusüksusest ja kõik need kirjad on KMH programmile lisatud. Kes soovis, on saanud nendega tutvuda. Samuti on programmis siis tabel, mis tutvustab neid laekunud seisukohti ja seda, kuidas nendega programmi koostamisel arvestatud on veel lisaks. Keskkonnamõjude poole pealt on olemasolev olukord selline, et trassi asukoht on pandud paika Via Baltica teemaplaneeringuga, millele samuti koostati keskkonnamõju hindamine, kus on ära hinnatud siis mõjud maakasutusele. Seda keskkonnamõju hindamist võtame me oma nüüdses hindamises arvesse ja täpsustame siis konkreetse projekti aspektidega. Lähim Natura võrgustikku kuuluv ala on trassist umbes 2 kilomeetri kaugusel asuv Oese soo loodusala. Lähim kaitstav liik on taime, teise kaitsekategooria taime Eesti soojumikas kasvukoht Kodesmaa külas. Ja lähimad siis kultuurimälestised on umbes 500 meetri kaugusel teest, projekteeritavast teest siis Kodesmaa küla ohvrikivi ja Pärnu Jaagupi kalmistu ja kirik koos mitmete rajatistega, mis sinna juurde kuuluvad. Programmiga on meie ekspertgrupp määranud eeldatavad mõjuallikad ehk tegevused, mis võivad keskkonnamõju põhjustada. Nüüd on jagatud ehitusaegseteks ja kasutusaegseteks mõjuallikateks ja ehitusaegsed mõjuallikad on siis raadamine ehk et metsa raiumine, võimalikud heited vette ja pinnasesse, välisõhu saaste, peamiselt on see tolm ehitusest. See ehitusest tekib kindlasti müra ja vibratsiooni. Ehitus põhjustab jäätmete teket ja tee ehitusega muudetakse ilmselt pinnavee režiimi ja kasutatakse siis ehitusmaavarasid. Kasutusaegsed mõjuallikad on müra, liiklusest tingitud müra, siis valgveega tekkivad heited, võimalikud heited vette ja pinnasesse ja kontrollime ka valgusreostuse tekkimise võimalust. Mõju hindamiseks on meil plaanis koostada 2 uuringut. Üks neist on liiklusmüra uuring, mis siis täpsustab veel kord need müratõkkerajatiste vajadused ja parameetrid. Ja teine on ulukite liikumise uuring, mis täpsustab veel kord üle võimalikud ökoduktide lisavajadused. Lisaks on projekteerimiseks tehtud juba geodeetilisi ja geotehnilisi uuringuid, mida muuhulgas ka ekspertgrupi liikmed saavad ära kasutada oma töös ja kindlasti kasutavad. Siis programmi avaliku väljapaneku käigus on olnud kõigil võimalus esitada oma kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi KMH programmi kohta. Ma küsisin täna päeval veel Maanteeametist üle ja mulle kirjutati, et kirju laekunud ei ole. Ja see on lühidalt minu poolt kõik praegu. Nii, et nüüd on siis aeg hakata esitama küsimusi
ja saada neile siis vastused, et nagu enne öeldud sai, siis alustame neist küsimustest, mis te siis kirjutasite selle koosoleku vestlusesse. Et esimene küsimus on siis küsitud Henn Pinka poolt ja küsimus on järgmine. Kas koguja tee Kangrust Pärnu Jaagupi poole on kogu pikkuses kuni Halinga sõlmeni? Ja vastab sellele siis Peeter Skepast. Äkki vahetame. No, võime edasi-tagasi vahetada. Et aitäh küsimuse eest, et lihtne vastus sellele on jah, et on küll, kui ma leian selle õige kaardi ka. Et küsimus on siis Kangro ristest ja sellest koguja teest, et see viib siia sõlme välja. Siit poolt teed, et kui te näete seda kätt, mis siin vaikselt liigub, et siis ta jõuab lõpuks siia Halinga Pärnu poolsesse sõlme, Halinga sõlme. Jah, kuidas? Jah, ei, siit poolt tuleb see. Jah, et vastus on jah. Siis ma võtan järgmise küsimuse ka juba, et Pille Kuusik küsis, et kas kilomeetrile 109 kuni 111 on planeeritud ka müratõkkeid. Et kes oli tähelepanelik vaataja, seega nägi, et siin on müratõkked nendel skeemidel peal. Et me oleme teinud esialgse müra analüüsi ja selle põhjal oleme kandnud need müratõkete võimalikud asukohad siia peale. Et seal, kus tekib piirnormi ületus ja on vaja siis seda elanikkonda seda müra eest kaitsta. Et kõik need müra asjad täpsustuvad hiljem 109 kuni 111. Küll siin konkreetselt ühtegi müratõket ei ole hetkel. Jah, aga seda uuringut me täpsustame. Siis et Henn Pinka küsis veel, et müratõkete materjalide kohta, et ma loen selle niimoodi selle küsimuse ette, nagu ta küsitud on, et müratõkke materjal, kas on Eestis kasutatud kusagil mürasummutustegur. Et uuring on alles tegemisel ja materjali valimiseni ei ole veel jõutud ja projektis me anname ette selle nõude, millele see müraekraan peab vastama ja milline siis müra seal müratõkke seina taga peab olema. Et kui Maanteeametil on eraldi nõudeid, et siis me ka täpsustame materjale, aga kui mitte, et siis see on ka üks teema, mida töövõtja siis valib. Nii, aitäh. Kas on veel kirjalikke küsimusi? Ma küsin Jürilt kõrvalt. Kirjalikke küsimusi hetkeseisuga ei ole, et nüüd siis ükshaaval, kui on soovi, siis suulised küsimused, aga palve on see, et ette siis esiteks räägime ükshaaval loomulikult ja ette siis ütleme oma nime. Kas see käe tõstmise? Kõigil ei ole kaamerat võib-olla sees, et see käe tõstmise asi. Ma arvan, et nime ette ütlemine töötab väga hästi. Hea küll. Saad Jüri minu koha võtta? Ei, ma arvan, et sa võid istuda seal praegu edasi. Lihtsalt, et kui siis on veel täiendavaid küsimusi, siis nüüd on see õige aeg neid esitada. Henn Saadik. Et me oleme natuke plaani lahendusi näinud, eks ju. Et põhitrassi kohas meil ju väga küsimusi ei ole, aga kogumisteede kohas kindlasti on, et millal on võimalik neid asju vaadata, kui palju on meie eelnevaid kooskõlastusi arvestatud. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Saan Maanteeameti poolt nii palju öelda, et me üldiselt oleme minu teada põhimõtteliselt
peaaegu kõiki ettepanekuid, ma ei julge öelda, et kõiki, et kuigi tahaks öelda, et peaaegu kõiki ettepanekuid me oleme arvestanud siiski, et nii kattematerjalide osas, et oleks tolmukattega see kogu teed ja mis ulatuses nad on, et minu teada me oleme kõikide ettepanekut arvestanud. Et ma väga vabandan, kui kuskil mingi asi täpselt nii ei ole, aga suures plaanis kindlasti oleme arvestanud kõikide ettepanekutega. Ja toimub projekteerimistingimuste menetlus. Ja projekteerimistingimuste menetluses me kindlasti saadame uuesti kõik joonised ja siis on võimalik sellest ka veenduda ja on võimalik teha ka uuesti ettepanekud, et see projekteerimistingimuste menetlus, mille puhul me siis saadame kõikidele puudutud isikutele, piirinaabritele ja asutustele need samad kaardimaterjalid, mida me täna tutvustasime, et see toimub siin lähima kuu jooksul, et eeldatavasti juunikuus, et selle mõttes. Et siis on võimalik sellest ka ise veenduda ja uuesti veel täiendavad ettepanekuid teha. Aitäh! Minu poolt ka aitäh, küsimus oli või vastus oli ammendav. Aitäh! Aitüma on. Palun julgesti veel, et kui kellelgi on küsimusi, me proovime siin koha peal ära vastata. Ja kui ei oska, siis mõtleme ja saadame teile täpsustatud vastuse hiljem. Kui küsimusi rohkem ei ole, siis ma annan Jürile sõna, et vahetame veel kohad ära korraks, et saab oma rolli ära täita lõpuni. Ma igaks las see pilt olla, et see pilt ei riku midagi ära, et ühesõnaga igaks juhuks küsin siis korra veel, et kas kõik küsimused on saanud vastuse või on midagi veel õhku jäänud? Henraadik, kui te lubate, ma küsin veel, et te teete müra uuringu. Meil vallainimesed käivad valla uksest sisse välja ja neil on kohe esimene küsimus, et millal siis nad teavad, kas sinna tee äärde tulevad müraseenad või ei tule. Kas te oskate umbes ajalist raami pakkuda, millal teil saab see müra uuring valmis? Aitäh! Aitäh, Enn, selle küsimuse eest. Ma proovin siis niimoodi vastata, et me hea meelega, esialgne uuring on tehtud ja ma usun, et see on tegelikult üsna täpne, et me mõned asjad veel täpsustame seal pealt, aga me hea meelega selle projekteerimistingimuste menetluse ootame ära ja siis esitame ka täpsustatud uuringu. Koos siis ka nende müraekraanide asukohtadega. Aitäh! Jah. Kas on veel küsimusi? Mina Ülle Vapper küsiks. Palun. Millal hakatakse naabritega siis, kuidas see ajagraafik võiks välja näha, millal hakatakse piirinaabritega läbi rääkima? Et Mart Mihelis siis Maanteeameti poolt vastab. Et nagu ma ütlesin, siis meil on esmane projektlahendus, mis vastab siis selle teemaplaneeringule on nagu olemas ja selle pealt me teeme ka projekteerimistingimuste menetluse ja kõikide piirinaabritele me oleme kavandanud saata ka esmased krundjaotuskava joonised, mis võib veel täpsustada, kui peaks projektlahendus midagi muutuma menetluse või KMA tulemusena. Aga kui midagi ei muutu, siis need krundjaotuskavad, mis saab esmaselt saadetud, siis jäävad ka nii paika. Et see maade omandamise protsess ise, et ma arvan, et esimese kirju juba kõigepealt on meil vaja maadele, kui need kinnistud on nagu paigas, mis on vaja võõrandada või need äralõiked teha, siis meil on vaja tellida ka nende eksperthinnangud nende maade siis väärtust osas ja nii edasi. Aga ma arvan, et esimesed kontaktid võib juba see aasta toimuda. Siin, kelle kinnistutes on see selge, et need on paigas ja need ei muutu, et ega ei saa mõjutada, et selle aasta ja eelkõige siis ka järgmine aasta on need kontaktid saad olema. Et suhteliselt varsti või suhteliselt pea nii-öelda. Aitäh, mul on järgmine küsimus. Ma olen kunagi olnud avalikul arutamisel, kus oli 2+1. Et kui nüüd 2 projekti võrrelda, siis üks on lihtsalt selle võrra laiem, et on nüüd 2+2 või on rohkem veel tehtud muudatusi?
Muudatusi on ka rohkem, et põhiliselt on jah, vastab tõele, et meil ikka 2+1 puhul olid juba liiklussõlmed olid olemas, kui te mäletate selle avalikustamisel, aga kindlasti ei olnud kogujateid sellises hulgas, nagu me täna kavandame, et me täna oleme ikka läbivad kogujateed kavandanud, et seda varasemalt ei olnud, et peamine erinevus on just kogujateedes, ma julgeks öelda, peamine erinevus. Ja näiteks, mis puutub see sama pilt, mis meil siin ees praegu on, te näete kõik, et kui ma varasemalt seal avalikustamise rääkisime, siis näiteks meil ei olnud siin seda, ma saan hiirega näidata, et näiteks meil ei olnud selles kohas, kus meil hiir seisab, ei olnud siis tol hetkel veel ka riste, aga meil loomulikult oli meeles sellest avalikustamises kohalike ettepanek nii kohalike omavalitsuse kui ka elanike poolt ja me selle riste sinna ka tänaseks oleme kavandanud, et eritasanduse riste. Et näiteks sellised asjad, aga mis on nagu erinevus, aga me oleme juba arvestanud tegelikult ka 2+1 avaliku arutelu tulemusi, me oleme tegelikult siin projektis juba arvestanud nii-öelda juba eos. Ja aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Et praegu on see aeg kõikidele küsimustele vastused saada, et Henn Raadik tülitab veel, et kui ma nüüd vaatan Pärnu Jaagupist Pärnu poole, paremal pool neid kogumisteid, siis need ei ole täna kohalikus kasutuses või ehk nad ei ole vallateed, need on erateed, nende teede ja nende teede maadega tegeleb samamoodi Maanteeamet projekteerimise käigus, eks ole? Vastab tõele, jah. Et me eks need maade küsimused tuleb kindlasti siin projekteerimise käigus nii maaomanike kui ka kohalike omavalitsusega täpselt juba kokku leppida, aga nende maade küsimusega jah, tegeleb Maanteeamet nagu, et aga nende kuulust ja see osa tuleb kindlasti kohalike omavalitsustega juba täpselt kokku leppida, et jah, aitäh. Veel küsimusi? Et nüüd, kui tundub, et küsimusi rohkem ei ole, et siis ma tänan kõiki osalejaid omalt poolt selle sisuka arutelu eest ja sellega siis täna selle arutelu lõpetame. Vaatan igaks juhuks veel korraga üle vestlusega. Vestlusse ei ole ühtegi küsimust tulnud, aga sellisel juhul mina tänan ja soovin kõigile head õhtut. Aitäh! Nägemist! Aitäh, nägemist!